See, kui me seisame koolitusruumis grupi ees ja tähtsa näoga, loeme ette oma slaide, ei aita vähemalgi määral neid inimesi õpetada. Kristeli huvitab väga see, et mis teeb õppimise võimalikuks. Mina iseloomustaks teda selliste sõnadega, et ta on väga uudishimulik, teda käivitavad probleemid ja probleemid teevad teda selliseks, et ta ei anna alla ja ta otsib kõige paremaid väljapääse. Minu funktsioon on ainult toetada nende õppimist, sest ma ei saa neid õpetada. See ei ole võimalik. Tarkus tekib inimese peas ja ma saan ainult anda informatsiooni ja luua keskkonda, et see koolitamine saaks toimuda. Minu kogemused, minu teadmised, minu oskused ei muutu automaatselt minu õppija teadmisteks, omadusteks, oskusteks, kogemusteks. Eriti veel siis, kui ma sellest lihtsalt räägin. Et mida võiks Kristeli käest õppida? Kuidas seda oma kogemuste pagasit, oma teadmiste pagasit anda edasi niimoodi, et õppija tunneb, et tema on aktiivne ja et õppija ise seostab seda oma eluga sobival viisil? Täiskasvanud inimest saab õppima meelitada või inspireerida ainult läbi selle, kui sa aitad tal iseendal leida motivatsiooni. Miks pärast ta üldse peaks õppima seda, mida minul talle pakkuda on? Me peame võimaldama inimestel ise defineerida need probleemid, mida nad tahavad lahendada ja aidata neile endil jõuda nende lahendusteede juurde.